Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Mondele ja Aleksandra, kellega me räägime sünnitamisest. Aga natuke teise nurga alt, ehk siis Aleksandra võttis sünnitusele kaasa oma sõbranna Mondele. Tere Aleksandra ja Mondele! Tere! No ma hakkan siis pikema jututa pihta. Aleksandra, räägi, miks sa otsustasid võtta sünnitusele kaasa sõbranna ja miks selleks just Mondele oli? No minul oli kohe teada, et minu lapse isa sünnitusele kaasa ei tule. Ja kui ma enda emalt küsisin, siis tema ütles, issand, ei, mina ei taha sinna tulla, jumala eest, palun leia keegi teine. Ja siis ma korraldasin beebipeo ja kõik tüdrukud nagu tõstsid seal kätte, et mina tahan tulla. Ja kui Mondele hakkas enda sünnituslugu jagama, siis kõik vaikselt niimoodi võtsid need käed tagasi alla, et okei, me vist ei saaks hakkama seal. Ja Mondele nii tunglevalt nüüd surus ennast sinna sünnituspalatissi ja see oli parim otsus ever. Ma pidin selle kogemuse ise ka saama teiselt poolt. Tavaliselt naised ei saa ju seda kogemust. No siis ma surusingi ennast läbi sinna. Aga ma mõtlesin, et see oli niipidi, et sina tegid ettepaneku, ütlesid, et Mondele tule, aga vaata, nüüd tuleb hoopis teistpidi välja. Me põgusalt, kui enne seda beebipidu, siis me oleme põgusalt Sassuga sellest rääkinud ja siis ma mäletan, et oli küll see nagu siuke poolnaljaga küsimus, et tuled ise minuga ja ma olin mingi, ja, tulen, aga mitte kumbki ilmselt päriselt ei mõelnud sel hetkel, et okei, tegelikult ka lähme. Et see on siuke poolnaljaga, ma arvan, terve su raseduse olnud, kuni siis see päris kinnitus tuli. Olid sa rõõmus siis, kui ta ütles, et okei, tule siis? Teate, see on selline kahe otsaga asi. Tol hetkel ma muidugi olin, aga siis need järgnevad nädalad, kui ma sain aru, millele ma olin alla kirjutanud, ma tegelikult oma peas Sassu, ma ei ole vist sulle rääkinud, aga ma tegelikult oma peas mõtlesin igatepidi, et ma ei ole nagu vaimselt kõige stabiilsema närvikavaga inimene, et kas ma ikka saan sellega hakkama, et äkki ma peaks kiirelt ütlema, et ma ei suuda seda teha. Aga nagu siis mingisugune asi tagus mul lihtsalt jalaga tagumikku, et tavai, et ei, sa oled juba nagu öelnud, nüüd sa lähed ja te saad hakkama. Aga ma kahtlesin tegelikult küll. Sa olid rohkem närvis kui mina. Ma olin väga närvis. Sassu, kas sa mõtlesid ka selle peale, et võtta võib-olla eraämmaemad, et okei, sõbranna oleks toredam, eks ju küll, aga kui kõik sõbrannad lõpuks ütlevad, et okei, ma ikkagi tegelikult arvan, et ma ei saaks hakkama, siis keegi ju võiks kõrval olla, eks ju? Ja ma mõtlesin küll Toula peale, et ma vaatasin neid hästi palju, aga ikkagi oli Mondele õige valik, sest mul on temaga nii sügav side ja selline usaldus ja ma julgesin teda nagu kamandada ka ringi, et kui ma midagi väga tahtsin, siis ma ei kartnud seda öelda ja tema mulle samamoodi. Kaalusid sa ka üksi sünnitamist? Halvimal juhul jah, aga kes tahaks üksi sünnitada? Ma arvan, mitte keegi. No kuidas su võib-olla sõbrad tuttavad selle info vastu võtsid, et minu arust sünnitus on selline teema, kus kõigil on alati midagi öelda. Kõige rohkem on öelda neil, kes ei ole selle teemaga üldse kokku puutunud, eks ju. Ja ma kujutan ette, et väga palju on neid, kes issand, mis asja sõbranna võtad kaasa või üldse kas või sa võtad mehe kaasa, mis näoga ta sind pärast vaatab, oh my god, on ju. Et kuidas sinu lähedased selle mõtte vastu võtsid, et just sõbranna tuleb? Mina arvan, et nad olid väga kergendatud, et Mondele tuleb, sest nad nägid ka, kuidas ta terve raseduse vältel mind toetas, mind juhendas ja kui hea ema ta ise on ja milline tugi ta on ka siin Õhtulehes, kui ta naistele ja emadele kirjutab neid lugusid. Et neil oli ainult hea meel, et Mondele tuleb. Mondele hakkan nutma. No see on väga emotsionaalne teema mu jaoks. Ma ütleks, et see sünnitamine koos Sassuga oli palju võimsam kogemus kui see, et ma ise sünnitasin. Seda ei anna nagu võrrelda ja mina arvan, et naised on loodud koos sünnitama ja palun nagu naised, kes on oma meestega sünnitanud, ärge lööge mind risti, aga mina valisin ka oma ema ju endale sünnituse kõrvale. Et teise lapsega nüüd ma tean, mida teha, et see mees võib tulla, las saab ka selle kogemuse, las näeb, kuidas need lapsed ilmale tulevad. Aga see esimene sünnitus, mu meelest see on nii selline empowering, nagu, kui naised seda koos teevad, et eriti naised nagu, mina ju teadsin, mis Sassut ees ootab, teadsin ju täpselt, mis seal saama hakkab. Ja kuidagi see, et ma tean täpselt, et minu ema katsus mingeid õigeid punkte, pani mind õigesti hingama, hoidis mu pead õigel ajal, ma teadsin juba, et okei, need asjad aitavad, sest kui teine naine näitab sulle asju, mis aitab,
ta ju on seda nagu omal nahal kogenud, et need asjad toimivad. Mees võib seal ükskõik mida teha, ta on lõpuks ikka suht kasutu selles mõttes, et ta ei ole ju kogenud seda kunagi. Et mina arvan, et naised on loodud koos sünnitama. Miks sina oma ema kutsusid? Tegelikult see oli ärevuse pärast. Mul oligi ka vaja seda, et keegi, kes juba teab, mis mind ees ootab, tuleks kaasa. Ja noh, kuna mul on oma emaga alati olnud väga lähedane suhe, ja meil on üsna väike vanusevahe ka, et ta ei 17-aastaselt mind ootama, siis meil on selline nagu mõnus suhe. Ja ma ei kahelnud kordagi, et keegi teine tuleks. Ma juba põhimõtteliselt ma sain 2 triipu ja ma ütlesin Kennetile, et ma küsin ema sünnitama, et sina pühi sellest käed puhtaks. Mul oli vaja seda ja ma olen nii tänulik sellest, sest võib-olla ma ei oleks siis saanud nii ilusat sünnikogemust, ja võib-olla ma ei oleks siis Sassut läinud toetama, et ma arvan, et kõik on millegi pärast ikkagi. Kas sinu jaoks oli esimene kord sünnituse juures olla? Jaa, muidugi. Aga nüüd ma tahaks seda veel teha. Kuidas see ettevalmistus käib, et ma tean, et tegelikult käivad, kelle iganes siis oma tugiisikuks valid, võivad ju samamoodi käia perekooli loengutes kaasas nagu, ma ei saa öelda, et klassikaliselt mehed, aga ütleme, et keskmine paar, kes sünnitama läheb, on ikkagi elukaaslased, eks ju, või abikaasad. Et kas te võtsite ka mingeid kursusi perekooli, mõlemad raputavad pead? Ei. Ma isegi enda raseduse ajal ei läbinud ühtegi perekooli kursust. Ma tegin mingit online esmaabi asja. Ma tegin niimoodi sutsukese, aga ülejäänud aja ma olin suhtsuga, küll ma saan, et instinkt aitab ja Sassuga ka, ma lihtsalt tegin seda, mida mina ise sünnitusel tegin, jah. Ettevalmistus ei olnud selliseid? Ei, absoluutselt. See reaalsus jõudis kohale siis, kui ma jõudsin sinna ITK-sse ja siis ma ei teadnud, mida teha. et alguses teoorias olid tark, eks? Ma olen alati teoorias väga tugev, aga praktikas mitte. Kuidas see suurpäeva siis eelne aeg oli, et olid sa Mondela endale ka pannud selle tähtaja ümbert, võib-olla, ma ei tea, võtsid puhkuse või kõik nagu vanemad olid kogu aeg ja mees oli kogu aeg alarmeeritud olekus, et nüüd võib juhtuda, et sa lihtsalt jooksed keset mingit tegevust, eks ju, minema? No tegelikult sellega natuke naljakas lugu. Ma olin maal Põltsamaal, kui Sassu kirjutas mulle mingi enne keskpäeva natuke, et mul tulid veed ära. Mine metsa. Me olime just eelnevalt kokku leppinud, ma küsisin talt luba, kas ma võin maale minna. Kuidas sa tunned ennast? Ei, midagi ei tunne. Sul vist oli tähtaeg üle, on ju? Ma ütlesin, okei, tegelikult Põltsamaalt, ma sõidan siuke 1,5 tundi. Ma jõuan esmasünnitaja lebo. Aga jah, ma olin maal täpselt sellel ajal. Aga sa vist räägi edasi ise, kuidas sul see sünnitus algas ja kulges. Tegelikult mul tulid veed ära ju 7. aprillil ja alles 8. siis tehti esile kutsumine, sest laps ei tahtnud väga välja tulla. Ja kell 12 siis öeldi, et nii, nüüd hakkame sulle igast asju sisse manustama, et kas sa tahad kedagi kutsuda ja siis Mondelale saatsin selle sõnumi teele. Ma jooksin nagu hull mööda maamaja ringi. Hullumeelselt ja nii hullumeelselt, et ta lõpetas siis vales haiglas. Mondela jõudis Pelgulinna, mina seal ITK-s ootan teda, kus sa oled, miks sa sinna läksid? Ei tea, ma isegi ei sünnitanud Pelgulinnas, vaid ma sünnitasin ka ITK-s. Aga see on täpselt see vaata, et kui nagu endal ka vaata tuleb kõik see meelde, hormoonid lähevad nii sassi. No ja siis naerate meeste üle, et nad on jumal kasutud, eks ju? Ei, ma saan 100% aru ka meestest, kes sünnituse ajal hakkavad minestama, aga ma jõuan selleni pärast. Ja siis Mondela jõudis kohale ja mina... siis ma ei tead, mul on suhteliselt mäluauk sellest kõigest, sest mina sain epiduraali ja ma mäletan, see valu oli tõesti nii valus, aga ma arvan, mul oli rohkem selle ärevuse pärast vaja seda epiduraali, sest et isegi kui Mondel oli mul seal kõrval, siis see hirm, et ma saan selle lapse ja ma jään temaga üksi, eks ju, ma pean teda üksi kasvatama hakkama, siis see epiduraal oli nagu selline päästeingel, et natukene rahustus maha. Saad natuke mõtteid koguda enne kui päriselt asjaks läheb. Jah, ja me päris mitu tundi seal lobisesime niimoodi, et mul oli täitsa hea olla. Tead, me alguses ka tegelikult sa praegu natuke pisendad ennast selles mõttes, et 7. sa läksid haiglasse, siis mina tulin Tallinnasse, siis sind pandi sünnituseelsesse, ma ei tohtinud isegi minna sinna, siis ma olin nagu mingi närvihaige kogu aeg, andsin lapse oma emale, istusin pool ööd lihtsalt telefoni juures kogu aeg ja lõpuks siis alles 8. hommikul oli see, et ma võisin tulema hakata. Ja siis ka tegelikult me ju pool päeva enne, kui sa epikat said, olime seal ja sa tuhutasid megatublisti ja sa kuulasid megatublisti, aga lihtsalt lõpuks oligi see, et
sa olid nii väsinud juba, vaata, et sellepärast oligi, et mitte, sa ei olnud üldse ärev sel hetkel. Sa olid väga tubli. No me tegime igast poose seal Mondel, mis sa näitasid meile palli peal oi, ja voodi ääre tegime peal, igast kõik need tsirkust. tuhud, eks ju. Me tegime igast tsirkust. See oli väga naljakas. Ja siis ikkagi pandi mulle see süstal selga. Aga see oli minu jaoks muuseas üks hirmsamaid hetki, sellepärast, et mind saadeti ju välja. Mina ei teadnud, et kui epiduraali tullakse tegema, siis kaaslane peab välja minema. Ja saad aru, ma olin nagu närvihaige noor isa seal ukse taga, et issand jumal, nüüd ma ei saa ta kätki hoida, kui nad selle nõela talle kuskile topivad. Mul ei ole endal epiduraali tehtud, ma ei kujuta ette, aga see tundub nii õudne. Ma üldse ei mäleta, et see oleks valus olnud. Ma ütlesin lihtsalt, et andke siia ja mul on lihtsalt nii rõve olnud nagu. Okay. Et ma nagu seda süsti tegemise või seda, ma ei tea, kanüüli panna, et seda valu ma üldse ei mäleta. Okay. Mina mäletan, see oli päris valus. Oli valus, jah? No aga õnneks siis ma sain suht ruttu sisse tagasi, et sinu jaoks ilmselt kestis kauem kui minu jaoks tegelikult. Ja, ma natuke aega kõndisin selle ukse taga ja siis ma sain juba tagasi sisse. Siis, kui ma sisse tagasi sain, ta tellis mulle mäkki. Ta ütles, et sa oled terve päev söömata. Ma tellin sulle. Ja siis ma läksin kuskil X kohta veel sellele järele ja siis ma läksin sinna sünnitustoa vetsu seda sööma, et sa sul süda pahaks ei läheks. Ja, siis ma veel olin rase, et kõik need lõhnad ajasid seda pahaks. Mondela sööb selle sala ja kohe, kui söök oli lõpetatud, siis tuli ämma ja ma ütlesin, nii nüüd hakkame sünnitama. Jah. Põhimõtteliselt, jah. Siis sa said velgi mingi väikse hetke said umbes magada, aga siis mul oli nagu, sa üritasid magada, aga ma olin siuke latatara seal kõrval. Mul oli ka igav juba lõpuks mingi, davai, hakkame sünnitama, nüüd tahaks actionit. No ma mõtlen, kas sul oli endal ka nii-öelda haiglakott pakitud kogu aeg? Jaa, muidugi. Mul oli, ma arvan, ka mingi 37. nädalas tegelikult mingisugune asi endal valmis, et kui läheb asjaks. Sest enne, kui me selle kindla kokkuleppe ära tegime, mingi osa minust teadis kogu aeg, et ma lähen. Ma kuidagi, ma tundsin seda, et ma nagu lähen seda tegema. Aga millal te siis selle lõplikult kokku leppisite? 38 nädal midagi oli või? Sul beebipidu? Mina ei mäleta juba. No sul oli üsna suur kõht juba, minu meelest 38 oli küll täis juba. Ma arvan. Ühesõnaga, sul oli kott ikka enne pakitud? Ikka, jah. No nii käivad asjad. No kui Sassu sulle siis teada andis, et nüüd veed ära tulid, kirjelda, mis sa siis tegid? Kuidas sa sealt Põltsamaalt ma hakkasin nutma kõigepealt, ma lihtsalt karjusin oma ema teise tuppa ja siis me hakkasime ruttu kõiki asju pakkima ja istusime praktiliselt juba pool tundi hiljem kõik pakitud kogu perega autos ja siis mul oli ema ka meiega ja siis mul ema hakkas ka veel taga istmel nutma, et nii emotsionaalne hetk tuli ja ütles ka, et see on nagu et tal tuleb meelde see minu sünnitus ja kõik, et ma olin nii ärev, nagu tema oli enne, kui mina hakkasin sünnitama. See oli siuke hästi lahe selline eluring, et me oleme ju Sassuga mingi, ma ei tea, 12-13, kui me sõbrannadeks saime ja siis põhimõtteliselt koos mu emaga ju ka üles kasvanud ikkagi. Et siuke nagu väike eluring sai täis. See oli väga emotsionaalne. Ma ei saanud väga palju aru, mis toimub. Ma räägin, ma jooksin nagu mingisugune peata kanaringi. Ega mul sellest hetkest on ka pigem natuke siuke blackout, et seda sünnitust ma mäletan hästi. Ja kuidas sa sinna Pelgulinna haiglasse jõudsid ja kui sa sinna kohale jõudsid, mis stsenaarium siis nagu? See oli niimoodi, et ma olin juba seal Kristiine ristmikul, kus ta nagu hakkab sinna Pelgulinna poole sättima, on ju. Siis ma kirjutasin Sassule, mul midagi ütles mulle, et ma küsin üle, et kas oli ikka Pelgu. Ja siis vahetult enne, kui me sinna sõlekanti, kus hakkab sinna haigla poole keerama, ma sain vastuse, et kuule, ma olen ITK-s. Ma ütlesin taksojuhile, palu vabadust, ma pean aadressi muutma, peame tagasi sõitma väga ruttu. Et vähemalt, ega palju puudu ei jäänud, paar kilomeetrit ja ma oleks olnud Pelgus ja tellin uue takso. Lähed seal nõudma, et ta on siin. Jaa, reaalselt, nii Mark. No kui sa lõpuks sinna sünnitustuppa said, siis olid sa siis ikka veel paanikas või siis tuli selline siis mul tuli see mode. Siis ma olin lihtsalt sünnitoetaja. Ma hakkasin kohe vaatama, mis seisus Sassu on, mis me teha saame, kuidas tal hea on, selgitasin talle mõningaid asju, rääkisin läbi, mis teda ees ootab natukene, mis poosid mind aitasid, et ta võib öelda kõigele ei, et me peame leidma talle need kõige mugavamad, et proovime kõik võimalikud asjad läbi. Siis lõpuks sa seal õõtsusid voodi ääres suht tükk aega, see oli see põhiline, mis sind aitas ja tegelikult jah, ma ei teagi, see aeg seal kuidagi, see aeg nagu läks käest ära
et sa oled seal selle valutajaga koos ja üsna kasutu tunne on tegelikult, et selline, et noh, et tahaks nii palju rohkem teha, et anna ma veits võtan paar nagu seda tuhu enda peale, et noh, las ma aitan, aga no sa ei saa tegelikult mitte midagi teha peale selle, et sa lihtsalt korrutad talle, et ei, sa ei sure ära. Et sa jääd päriselt elama, et ma luban sulle, et sa jääd elama. No see on selline asi, mida noh, sünnitajale võib-olla ei peaks alati lubama, aga noh, samas sa pead talle seda lubama sel hetkel, on ju. Ja pluss, sul oli kõik hästi ka, ma võisin sulle seda lubada. No mina päriselt arvasin, et ma suren ära. Ma tean. Ja ma ütlesin, et laps jääb sulle ja võtsin hästi. Ja, ma tean. Ma olin, aga ma ei lasknud nagu ennast häirida, sest ma teadsin nagu, et ma arvasin ka, et ma suren ära ühel hetkel, kui see oli juba seal maal, et ma enam ei jõua, on ju. Ma arvan, et kõik sünnitanud naised on seda vähemalt ühe korra oma sünnituse ajal mõelnud. Et kus see nagu, kui kõrgel ma olen, et kui ma siit alla hüppan, et kas siis ikka nagu, ega invaliidiks ei jäetu, on ikka kohe kõik, on ju. Noh, see on nii haige vaata, mis selle valuga sul lihtsalt pähe tuleb, et ma saan täiesti aru sellest. Minul selliseid mõtteid. Ei, mina nägin seda valgust tunneli lõpus juba, kui ma seal surusin, et... Ei, mul ikka jah, ma mäletan, et see pressimine lõpuks oli ikka hull. Sassu, sa ütlesid, et sinul on suhteliselt suur blackout sellest, aga kui palju sa ja mida sa mäletad, et mis Mondela seal tegi või tegemata jättis? Ma mäletan sellest hetkest saati, kui mul seda epiduraali nüüd siis kinni keerati lõpuks, eks ju natukene, ja me pidime suruma hakkama. Ja tol päeval oli tööl ainult üks ämmaemand ja Mondela ütles mulle, ma tean seda ämmaemand, et ta on nii hea sul täiega vedas täna. Ja ta oli minu ämmaemand, kes minul Fransu ju... ei olnud. See oli sõbranna. See oli mu sõbranna ämmaemand, keda võetakse ka erakaks. Meil oli mõlemal sünnitusel niimoodi, et meil ei olnud eraämmaemandaid võetud, aga meile mõlemile sattus sünnitusele just see vahetus, keda võetakse endale tasuliselt. Noh, ikka raha säästmine. Laps jäädis ma nägin seda nime, ma mäletan, ta eesnimi oli Kaili. Ja siis ma teadsin kohe, et nüüd meil läheb kõik hästi. Ja siis see ämmaemand läks välja ruumist ja ta ütles meile vist, et nüüd võite suruma hakata, et noh, avatus on juba nii suur. Ja me niimoodi, ma mäletan, ma pikutan seal, ma ju ei tunne enda alakeha. Mondela hoiab mu ühte ülirasket jalga, sest ma ei saa seda ka liigutada, kogu energia läheb selle hoidmisele. Ja siis ta ütleb, hakake suruma ja vaatame, me kahekesti Mondela, kuidas vaatan talle silmad, mis mõttes me nüüd kahekesti toome selle lapse siia ilma, see ei ole ju võimalik. Me olime suht palju kahekesi. Ja siis oli Mondela silmis ka hirm, et appi, kas ma olen selleks valmis? Ja siis me seal surusime niimoodi. Siis tuli ämmaemand tagasi ja vaatas, mida te teete umbes. Siis te korraldate siin. No mina jälgisin aparaadi pealt, et millal tuhu tuleb, on ju tavai teeme. No mida ma muud teen? Ei ole õppinud seda. Ma ütlen, nende tuhkude kohta ma ütlen, kõige parem asi, mida saab siis üks inimene, kes toetab seda sünnitajat kõrval teha, on see, et Mondela jälgis seda aparaati, mina ei näinud. Ja ta hoiab niimoodi kinni, mu käest ütleb, nii ja nüüd kohe tuleb, ja on kõrghetk käes kohe, ja nüüd juba läheb alla. Aga tegelikult ta ei läinud veel alla, ta lihtsalt valetas mulle, et no tegelikult see oli ikka päris kõrghetkes. Ja ma juba näen, et läheb madalamaks. Ja ma sain lõpuks aru, et ta valetas mulle. Mu ema tegi mulle sama ja see töötas. Aga see oli nii lohutav, et ma teadsin, et see kohe läheb üle. Ja siis ta ütleb mulle, ja nüüd need lähevad aina tihedamaks, et see puhkused läheb aina väiksemaks, mis mõttes? Ja siis ma kogu aeg korrutasin talle see mantra, mis mind sünnitusele aitas, oli see, et iga tuhu toob su beebi sulle lähemale. Et need lähevad küll nagu tihedamaks, aga sellepärast, et ta kohe juba jõuab. Et ta on kohe siin, me teeme selle ära, nüüd on kohe kõik. No see lõpp oli ikka. Mis sa mulle ütlesid, et avanen nagu lilleõieka või? Jaa, et sa avaned nagu roosinupuke. Oi, siis ma mõtlesin küll mine ära siit ruumist roosinupuke. Kõik mu sõbrannad on mulle öelnud, sa oled idioot selle peale reaalselt. Ei tunne ennast nagu roosinupuke. Mina korrutasin seda endale sünnitusel. Ma ei tea, võib-olla aitas. Võib-olla ei aitanud. Ja mille pärast ma olin ka väga mures, et ma rikun Mondela jaoks igaveseks selle kujutuspildi endast ära, et üks asi on see, et laps tuleb mu seest välja, aga teine asi on see, et kui ma ikkagi ennast täis kakan seal laua peal, seda ma ei tahtnud, et sa kunagi näeks. Aga ma ei vaadanud ju sinna alla, mitte kordagi, ma vaatasin sinna alla sel hetkel, kui pea oli väljas. Aga tema ei teadnud, et sa ei vaata sinna alla. Aga ma ütlesin sulle, kogu aeg ma korrutasin, et ma olen su õla juures. Ma ei tea. Sa lihtsalt ise paanitsesid oma peas. Enne sündi nad vahetasid neid linu nii palju, et ma mõtlesin, palun vabandas. Ta vabandas mega palju. Ma ei tea, mis toimub.
ise ei tunne. Sa vabandasid kogu personali ees kogu aeg. Siin ka, et lõpeta ära. Keskendu. Kuidagi piinlik tekkis, jah. Aga ei, seda ma küll mäletan, et kui see, nagu ma enne rääkisin, vaata, et jooksin nagu mees ringi, kes ei tea, mida teha, on ju. Siis see hetk, kui see pea on ju välja tuli. No seda vaadata on ikka üsna, see on väga ilus vaatepilt, aga samal ajal on selline tunne, et pilt tahab ära minna. Reaalselt. Ma võtsin kohe selle puki, mis mul seal oli, et istusin maha ja siis ma juba mäletan, et ma isegi ei tundnud enam, et see asju pigistab mu kätt. Mul oli juba see keha nii tundetu, ma lihtsalt istusin seal mingi okei, see laps tulebki sealt nüüd niimoodi, okei. Ja siis tuli see hetk, et laps oli väljas, mitte midagi ei saa aru. Ja siis mulle anti käärid kätte, et et sõbranna lõikab nüüd nabanööri läbi. Pea lendas õhku. Mitte midagi ei saanud aru. Nutad me mõlemad Sassuga hüsteeriliselt, nii õnnelikud ja samal ajal lihtsalt nagu mis toimub, mida me just tegime. Nagu absoluutselt ei saanud aru. Õnnehormoonid olid nii laes, nagu tahtsid nagu peast välja lennata, nagu täiesti mingisuguse adrenaliini paugu all. Et ise ka täpselt sama tunne oli nagu siis, kui mulle laps rinnale pandi. Et sa ei tea, mida ära teha. Siis ma mäletan hästi udu sees seda, et ma lõikasin selle nabanööri läbi. Aga nagu mul ei ole selget pilti sellest, sest mul käis niimoodi pea ringi. Mina mäletan seda. Sa küsid, kas sa päriselt lubad minul lubada lõigata seda nabanööri läbi, et see oli nii oluline. Te ei olnud seda enne kokku leppinud? Ei. Nii kaugele polnud jõudnud mõeldagi. Nii palju muud, millele mõelda. Aga ämmakas nii hea meelega andis sulle need käärid ja ta nägi, et sa väärid seda. See oli nii ilus ja see oli nii ilus. Ma lihtsalt musutasin beebit ja sassut vaheldumisi nagu tõeline isa. See oli tõesti nii ilus. No ma teeks seda veel uuesti. No ma tean, et sina võib-olla kohe ei teeks seda uuesti, aga mina teeks seda veel uuesti. Sul on jah natuke kergem seda roll. Aga ma pean ütlema, et kõige paremad asjad, millega Mondele siis selle käigus, kui ma surusin, kuidas ta toetas mind, oli see, et ta oli nagu vormelis on see 1, 2, 3, kes kõik vahetab rattaid, kes midagi pumpab seal, eks ju. Siis ta andis mul natuke kõrrega juua, palju ei tohi, jootis mind, siis ta kogu aeg millegi pärast arvas, et mu huuled on nii kuivad, ta pidi kogu aeg balsameerima neid kogu aeg, vahet ei ole need huuled, ei, sul on pärast muidu huuled katki. Teab omast kogemusest. Siis mõtlesin, mul on nii palav, palun alanda mu palavikku. Siis ta leidis kuskilt mingisuguse lipiku sellega tuulutus, on nagu hullumeelne vehib, eks ma ütlesin, ei, mul on märga lappi või, jookselt saab kraanikausi juurest külma lapi veega. Peale, see vist läks sekunditega, tuli kuumaks. Ja ma võin kogu aeg vahetama. Ta jooksis nii retsilt ringi seal, ma ei tea kui kaua, ja siis see lihtsalt kordus kogu aeg, see ringi sa tegid. Kuni lapse tulekuni põhimõtteliselt käis see ring. Jaa. Sest et muidu, kui ma seda ei teinud, ta ütles, et ta sureb ära. Jaa. Mul oli valida, kas ma jooksen või ma kuulan, et ta sureb ära. aga minu laps ei tahtnud üldse välja tulla tegelikult. Ta ei tahtnud tõesti. Et kogu aeg öeldi, et nagu pressi ja Mondele ka ütleb, et suru ja siis nagu ma ei tea, mis kohaga, ma ei ole ju kunagi surunud selle kohaga. Mõtlen, sa pead kakama, nagu sa kakaksid suruma. No ei olnud seda häda. Minul ei tekkinud kunagi seda häda, kõik ütlevad, et kui sul tekib kakahäda tunne, no ei olnud. Äkki epiduraal tuimestab seda nagu? Absoluutselt. Võib-olla. Aga pressi tunne, et sa peaksid ikka ju tundma. Alati ei tunne. No, ma ei tea, muidu oma tuli keisriga, ma ei tea sellest midagi. Jah, see oleks hea teine variant, sest ma peale seda mõtlesin, et ma kunagi ei taha enam sünnitada, et see oli nii kohutavalt valus. Aga ta jah, väga, väga raskelt tuli ja nad juba tõid selle vaakummasina tõid juba sisse. Et nüüd me ise tõmbame selle lapse sult seest välja ja siis Mondele vaatab siukeste tõsiste silmadega otsa, et sa asju nüüd sa pead päriselt ennast kokku võtma, et ärme jõua vaakumini. Siis ma okei, no annan endast veel parema, siis küsib arst, et kas ma võin su lahti lõigata? Ma ütlen, jaa, muidugi, miks sa varem seda ei teinud, eks ju? Lase käia. Ja siis see ei ole tavaliselt sünnitajate reaktsioon, ta oli nagu nii õnnelik selle üle, jaa, tehke sisse lõige. Ma ei mingi appi, mis sul viga oli? Ei, no kui mulle tuldi ütlema, et kuule, et mul oli ka ta väga ei taha tulla, et ma olin mingi 3 tundi vist 9 sentimeetri peal, nii valus on lihtsalt, juba öö on käes on ja siis tuleb arst, ütleb, kuule äkki lähme keisrisse, ma tõstsin käed üles, siis hakkame minema, kui kiiresti me sinna jõuame nagu, et ikkagi
sel hetkel sa ikkagi tahad, et whatever you need to do, on ju. Et see läbi saaks, on ju. Jah, ma ei osanudki niipidi nagu mõelda, sest et minu jaoks olidki need mu enda sünnitusel, mida mina kartsin nagu tuld, oli epiduraal, lihtsalt meditsiinilistel põhjustel, siis need sisselõiked ja vaakum. Ja siis mul oli sinu sünnitusel 2 asja, on ju. Kõigepealt nad toovad selle vaakumi sinna lähemale, okei, kuidas ma nüüd olen nagu tugev. Ja siis nad tahavad sisselõiget teha ja siis sa oled veel nii nõus sellega. Okei, täiesti segane naine. Kas selle hetkel sa ei mõtle selle peale, kui valus sul pärast või selle taastumise peale, sa oled lihtsalt, et saaks see nagu nüüd läbi? Ja ilmselt ma ei mäletanud nii hästi oma sünnitust ka sel hetkel. Aga laps tuli välja alles siis, kui palatis oli vähemalt 4 naist koos vist, eks rohkem, minu meelest mingi 6 inimest oli nagu peale meie terve brigaad toodi sisse. Ja juba toodi ju tegelikult see anestesioloog ka tagasi sinna, kes tegelikult ju neid keisriasju hakkab ajama ja seal oli siis lastearst veel, ämmakas, hooldaja, õde. No meid oli ikka palju seal, siis ma ütlesingi, sassu, nüüd me peame tegutsema, sest et vaakumiga see oleks päris puruks olnud. Ja, ma arvan, et mu poeg lihtsalt tahtis niisuguse naiste keskel sündida. Korraliku no näha on, et talle naised meeldivad. Meeldivad küll, jah. Ja kui Sebastian välja tuli, minu poja nimi on ka Sebastian. Oi, kui tore! Parim nimi. Muidugi Franz Lukas. Aitäh teile. Kuidas siis sinul tunne oli, et Mondale juba ütlesite, seal mõlemad ikka lahistasite nutta? Absoluutselt kohene kergendus ja see nii haige, kuidas see armastus tuli kohe. Instantselt, sa armastad seda inimest ja ema instinkt tuli kohe, pandi mulle ta rinna otsa, muidugi sealt rinnast midagi ei tulnud, aga mul oli hea tunne, et on. Ja ma mäletan, see hetk pani sind ka väga liigutama, et mulle rinna otsa pandi ja siis Mondale vaatan mind, issand, sa tõesti sassu, sa oled nüüd ema ja ma ei saa mõelda selle. Siis ma tundsin, ma olen täiesti loodud selleks, ma olin nii kaua seda hetke oodanud. Ja sa oled teiega. Raseduse lõpp oli kohutav. Kohe peale sünnitust läks kergemaks, ma tundsin, hormoonid kuidagi taastusid kohe vaikselt. Ja elu kõige ilusam ja kõige valusam päev. Selles mõttes küll Sassu on 100% emaks loodud, et kui minul tegelikult raskused hakkasid alles pärast sünnitust, siis Sassul kohe, ta oli iga kord, kui ma teda nägin, ta oli nii rahulik, nii õnnelik. Mingi, ma olen täiesti magamata ja ma teen seda kõik üksinda, aga ma olen nii õnnelik. Oh God, nagu tahaks ka nii. Et ma olin mingi osa minust, nagu siuke hea valge kadedus, mitte halb, aga mingi osa minust oli hästi kade kogu aeg, et miks mina niimoodi ei saanud tunda ennast mitte kunagi nagu oma beebi kõrval. Et mul oli jah hästi nagu raske temaga olla ja just kahekesi veel eriti, et mul pidi kogu aeg keegi pereliikmetest minuga olema. No, sa muretsesid ju kogu aeg selle pärast, et kas ma nüüd koperdan, kui mul laps üles on ja me mõlemad saame surma. Ja siis oligi hästi ilus vaadata nagu hoopis teist kogemust Sassul, et kõik lihtsalt tuleb nagu nipsust, võluväel, annan siin tissi, võtab ilusti, mulle ei meeldinud üldse imetada ja me ei saanud üldse lapsega hakkama sellega. Ja see oli nagu, sa oledki emaks loodud ja see, et isegi, et sa seda nagu üksinda teed suure osa ajast, on ju, siis mul on tunne, et sa teed seda paremini kui enamus inimesi koos nagu paari, koos kaaslasega. Et sul tõesti tuleb see nagu kuidagi mööda minnes nagu välja, seda on hästi äge vaadata. No, Sebastian on mega äge laps ka, nii et kohe näha, et sa oled head tööd teinud. Vedas. Kuidas ma tahtaks tulla veel selle nabanööri lõikamise juurde, et mis tundega sina, Sassu, seda pealt vaatasid, kui Mondala seda nabanööri lõikas või üritas lõigata või kuidas see hetk oli? Esiteks ma ehmatasin ära, milline näeb välja nabanöör. See näeb välja nagu selline krussis juhe, nagu vanadel telefonidel on küljes. See oli kuidagi hoopis teistsugune. Ja mul oli nii hea meel, et ta seda tegi, et Mondala muidugi lõika läbi. Mina kahtlesin rohkem kui Sassu. Et see on kuidagi nii püha asi, et sa eraldad ära selle lapse nagu ema küljest. Ma arvan, kui hiljem tuli seda teha ja mul on suurim au anda Mondalale see, sest et mina ju enda last ei ristinud. Ja ma tunnen, et see on nagu teine lähim asi, mida sa saad teha, kui anda siis ristiema näiteks lapsele, et see Mondal on siis nabanööri läbilõikaja ja sünnitoetaja. Ma olen täiskohaga isa.
et keegi oleks selle nabanööri ju nagunii läbi lõiganud, siis võib see ju olla see inimene juba. Kas sa kartsid ka selles mõttes, et noh, ma ei tea, ma ei ole kunagi nabanööri läbi lõiganud, ma ei tea, kuidas see, noh, mis seal siis kõik juhtub, on ju, või ei juhtu. Et ma ei tea, teades seda sinu ärevuse värki, siis sel hetkel mul ärevust enam ei olnud, sest ma räägin, see adrenaliini pauk, vaata, kui see laps sulle rinnale pandi, see oleks nagu mulle rinnale pandud. Et see oli nagu hästi selline, huvitav oli lihtsalt see, et seda ei olegi üldse nii lihtne lõigata. Et noh, et sa ikka nüsid veits aega seda. Et ei ole see, et nagu filmides plaks tehtud. Nagu veits pead vaeva nägema, et see läbi läheks, ega see laps ei taha ema küljest ära tulla. Et see oli jah selline väga huvitav kogemus, aga üks kõige lahedamaid asju, mida ma olen elus teinud. No ma pean esimeseks kohaks lihtsalt panema selle, et oma lapse sünd oli on ju kõige ägedam, muidu kuidas ma ei ütle seda. Aga teine parim asi mu elus oli kindlasti see, et ma sain Sebastiani nabanööri läbi lõigata. See oli üliäge. Kuidas siis pärast, kui kõik protseduurid tehtud olid, kuidas see päev või öö siis edasi kulges? Kui kauaks sa haiglasse jäid, kas Modela sai tulla perepalatisse? 20, 35 või 36 sündis või? Issand, kuidas sa mäletad? Sünnitoetaja teab. Wow. Ma vaatasin kella ju, kui ta sündis. Mina olin Sassuga seal sünnitustoa need 2-3 tundi. Jalutasid beebiga ringi. Siis kui sind kokku lapiti. Jaa. Oi, see oli kõige mõnusam osa sellest. See vast sündinu väike karamellilõhnaline väike beebike. Nii mõnus. Aga siis ma saatsin Sassu perepalatisse ja siis seal vahetasin kohata emaga. Aga 2-3 tundi, kui me ootasime mu ema vist, eks ju? Valisime nime. Me valisime nimesid, sest beebipeol ma olin andnud ülihea idee muideks. Selline paber ja seal on tähestik ja siis iga tähe taha pange mingi nimi, eks ju. Ja sealt hulgast valisime. Ja ma hakkasin kõva häälega lihtsalt kõiki nimesid ette lugema, et Sassu kuuleks seda nime ja vaataks lapsele otsa. See oli väga põnev. See oli nagu mingi lauamäng, mida me mängisime ajaveetmiseks lihtsalt. Aga tol päeval nime ei valinudki, mu laps sai endale nime alles 6 aega hiljem. Ja et senikaua ta oli reaalselt poiss Jürm. Aga lõpuks tuligi Sebastian ikka sealt nime soovitustest. Et mul Rei ka ju. Ja Sebastian Rei. Rei tuli minu emalt. Ja, aga see oli ka kirjas seal. Ja siis valisime nime seal paar tundi ja siis Mondel andis mind üle minu emale. Väga raske südamega. Aga ma pidin oma beebiga issu minema koju. Ja mind siis kärutati sinna palatisse ja ma olin lõpuks 5 päeva haiglas, sest ma arvan, et ma kartsin koju minna. Ja kindlalt. Aga muidugi oli ka see kaaluiive probleem, et alguses kaotas nii palju ja siis ma ei teadnud üldse, mida teha ja ega minu emast ka väga abi ei olnud. Ta oli samasugune paanika ja siis ma sain aru, miks ta ütles, et ta ei taha tulla ise sünnitusele kaasa, et temas ei ole nagu seda kriisiolukorrast toetajat. Mingit rahulikkust vaata selles hetkes, aga siis, kui ma su emale ukse peal su üle andsin, siis ta küll kallistas meil maailma kõige tugevamini ja ütles, et ta on nagu nii tänulik mulle, et ta ei oleks suutnud seda. Aga ma saan täiesti aru, nagu miks inimesed ei suuda seda ja miks ka nagu mõned mehed, teadupoolest mehed on ju nõrgemad ka kui naised, eks ole, oma närvikava poolest. Et ma saan aru, miks nad ei suuda seda. See on mega vastutus. See on jõhker vastutus olla ise rahulik samal ajal, kui su kõrval on hüsteerik, kes sünnitab. Ja ma ei pea üldse silmas ainult sind, vaid kõik sünnitajad, nad mingil hetkel, nad ju kaotavad oma pea. Ja sa pead sel hetkel olema tema reaalsuskontroll, et kuule, me tegelikult nagu ei ole siin ainult sinu pärast, vaid meil on suurem eesmärk tuua elusult ja tervet laps ilmale. Et see asi teha selgeks sellele sünnitajale, kes on nagu nii suurtes valudes ja ta tahab lihtsalt tegelikult ära joosta sealt selle valu eest ja ta pole kuskile põgeneda ka ja siis ta lihtsalt on seal nagu selline hullumeelne. Et see tugevus endas leida, et panna tema rahulikuks. No ma ei teadnud, et mu sees see olemas on. Et ma olen alati hästi palju madaldanud ennast, kuna mu närvikava ja selline vaimne tervis on nagu nad on ja. Aga tundub, et ma ei olegi nii nõrk, kui ma arvasin. On sul võib-olla nüüd kuklast mõte, et äkki lähekski sünnitoetajaks õppima?
tead, mul on päris palju seda mõtet olnud, et kui ühel päeval mu praegune ajakirjaniku töö enam ei kuidagi kanna mind, on ju, et ma tunnen, et ma ei tee seda enam nii suure rõõmuga, nagu ma seda täna teen õnneks veel, ja lapsed, mis iganes siis mul sellel hetkel on suuremad, siis toolaks õppimine tundub nagu täitsa lahe mõte. Ma olen isegi päris palju uurinud seda ja ma olen ju kirjutanud artikleid tuuladega päris palju. Et ma arvan, et see oleks lahe, aga seal on see aga, et sünnitus ju ei pruugi lõppeda alati nii hästi, nagu meil Sebastianiga läks. Et mõned beebid ju ei jää elama, mõned emad ei jää elama ja mitte kunagi ma ei tea, milline see sünnitus ju tuleb. Et kas minu vaim seda kannataks, kas ma elaksin selle üle, kui see laps ei sünni elusalt. Noh, seal on hästi palju, millega ma pean endaga on ju tegelema enne. Aga see on mu peas olnud palju ja mul on nagu kõrval inimesed ka, kes ütlevad, et nagu see sobiks mulle. Aga no eks näis. Mis on kõige suurem asi, mis te sellest ühisest kogemusest kaasa võtsid? Te olete nii kaua sõbrannad olnud, kas see on nüüd mingi new level unlocked? Kindlalt. Midagi. Suurim asi või? Ma arvan see, et meil on nagu Sassuga läbi aastate olnud see, et isegi kui me oleme tülis või on mingisugused lahkhelid või ükskõik nagu mis on, siis me oleme alati nagu pidanud ära leppima ja tagasi kokku tulema lihtsalt juba sellepärast, et koos neid lapsi kasvatada. Et koos reaalselt nagu see kogemus, teineteiselt õppida emaks olemist. Mitte ainult mina ju ei ole Sassule andnud nõu, vaid ka tema on ju õpetanud mulle emana olla rohkem kannatlik, rahulik, kõik nagu head omadused. Et ma arvan, et see ongi see, et ükskõik mis juhtub, siis me oleme alati teineteise jaoks olemas, et ei ole maailmas olemas nii suurt tüli või probleemi, mis meid nagu lõpuni laiali ajaks. Ma arvan, et minu arvates on see. Jaa, sest et mina täiesti kindlalt tean, et elu määras meid Mondalaga sõbrannadeks. Ja me oleme tõesti kõike läbi elanud, meil on olnud kui palju peikasid, lahkuminekuid seal vahepeal, südamemurdumisi, siis sõbrannasid, kes on meie vahele tulnud. Me vahepeal ei suhelnud 2 aastat ja ma nutsin Mondala pärast iga jumala päev. Ma ütlen ausalt, ma ei ole mitte kunagi ühegi mehe pärast nii palju nutnud, sest see südamevalu, kui sa ikkagi kaotad enda sõbranna mingiks hetkeks, aga see oli tohutult vajalik, et me olime sõltuvussuhtes enne seda. Me olime reaalselt nagu nii sõltuvussuhtes, et see oli juba toksiline, et meil oli vaja seda pausi. Natuke ise seisuda. Ja mis meid tagasi tõi, oli see, et Mondala jäi rasedaks. Ja see oli ka kuidagi tegelikult täiesti košmaar olukord, kuidas üks meie vana ühine sõbranna korraldas mingi käru, kuhu mind oli vahele tõmmatud ja tead, mul viskas sel hetkel nii üle, et ma tundsin vajadust lihtsalt Sassule helistada. Mul esimene trimester, ma räigelt oksendasin. Ma helistin Sassule ja ütlesin talle, tead, mul ei ole mitte mingit pistmist sellega ja mul ei ole ka aega selleks ega jaksu selleks, sest ma rase. Ja siis me mõlemad juba nutsime. Siis ma mäletan, sa võtsid mu kõne vastu niimoodi, et ma ei arvanud, et ma oma telefonil kunagi enam seda nime näen. Ma ei unusta mitte kunagi seda lauset. No ja siis, kui me põtsime rase, siis läks loomulikult. No räägin, lapsed toovad kokku. See on alati nii. Ja see muutus, mida ma nägin, mida emadus sinuga tegi, see oli täiesti hämmastav ja see oli nii inspireeriv. Ja siis ma teadsin, et kui ma ise ka emaks saan, siis ma ka muutun. No, et see oli ikka täitsa hullin. See on päris crazy kid, jah. Ja ta humbles sind korralikult. Pigem see rasedus, nagu ma lihtsalt, kuna ma mingi 4 kuud oksendasin, siis ma lihtsalt oksendasin kõik selle vana elu välja. Konkreetselt ma võtsin seda nii. Purge. Ja siis, kui mina lõpuks rasedaks sain ja lõpetasime siis niimoodi koos mina sünnitades, mingi väike osa minust alati lootis, et me seda teed koos jagame. On see läinud nii, nagu ta on, eks ju, et mina üksi seda ma muidugi mitte kunagi ei lootnud, aga võib-olla sellepärast sa minu elus oledki saadetud mulle ja veel see, et sul on nii suurepärane mees, kes on ka minu sõber, eks ju. Me oskame üksteist nagu täiendada teiste erinevate asjade koha pealt.
et see jah, sidus kuidagi meid ju. me oleme nagu alati olnud nagu kaks väikest katkist tükikest lihtsalt ja siis, kui meid kokku panna, siis me oleme täiuslikud. Oi, kui armas. See on tõesti suurepärane mõte, millega lõpetada. Aitäh teile, Mandela ja Sassu, ja võtke siis kõik sõbrannad sünnitusele kaasa, kui mees natuke kahtleb. Aitäh teile ja aitäh kuulamast! Kuula Beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.